Yo, what the hell, ma reaalselt nagu ma vihkan seda, kui nii vara peab ärkama. Mõelge, ma olen 3-st üleval, mul oli kell 3 äratus. What? Anyway, mis toimub, rahvas, siin Ralf ja kell on hullult vara, ma olen täiega unine ja ma lähen Saksamaale. Ma arvan, et sellest tuleb siis kokkuvõttev vlog ja siis ma teen Saksamaal ka paar videot, nii et mul läheb lend kell mingi 6, aga mingi 5 paiku peab ju kohal olema juba ja värki. Seega, let's go! Holy light. Oh, vaata, see on hästi kollane praegu. Praegu on päiksetõus, sest kell on nii vähe. So keep me company. Swear they holding on my feet, but they not under me. The fumes on you, swear the smell is so lovely. And I will never sell my soul, but you could buy the lease. And don't believe in make believe, just make your ends meet. Say your weekend and the weekend never. Vola here we come. Kunagi CS-i mängisin hästi palju, siis ma ei tea, kas see on üldse uud, aga kui ma kunagi CS-i hästi palju mängisin, siis ja sealt nagu rage panin, et mingi surin või mis iganes. Siis ma tegin niimoodi, et panin mikrofoni tööle, läksin lauale hästi lähedale, lõin niimoodi, et lauda natuke ütlesin kurva. Kõik arvasid, et ma olen poolak või see nagu raged tegelikult, aga tegelikult oli nagu see, ma lihtsalt õrnalt tagusin lauda, aga nagu panin mikrofoni selle lähedale, et see tundus nagu ma oleksin hullult teada. Ma läksin kõrvad lukku, just sellepärast ma rääkisin nii hakkimata ka ja. Vola! We are arriving. As you can see. Lasnamägi. Raudselt teil mingi pealinn. Cargo pants. Ja 3, 2, 1, maandune. Ja maandune. Ostsama. A few moments later. Deutschland. Germany. Jetzt nicht der willkommen. Ma magase. Katus peal, siin renoveeritakse nagu näha. Oleme nüüd Müncheni lennujaamas ja ma olen siin teist korda. Sellest tuleb veel üks video, kus ma olen siin. Aga jah, jõudsime edukalt kohale ja nüüd lähme võtame rendiauto ja siis on... Siis kui ma eelmine kord siin olin, siis ma kõndisin, tulime sealt eskalaatorist alla minu arust. Aga ma ei ole kindel. Ja täiesti vara hommik oli siin ja siis ma vaatasin, mida värki katus on peal, nagu mida. Ma eile õhtul hilja editisin seda videot, mis... Ma ei tea nüüd millal ta läks veel üles, aga see lõpetan YouTube'i, lähen tööle või mis iganes. Ja ma panen selle nüüd ülesse, ma olen siin lennujaamas. Ma sain ainult 3 tundi magada. Panen ülesse, edit. Ja on lihtsalt public. Let's go! Video on nüüd avalik. Jõudsime oma Ford, mis see oli? S-Max. Ford S-Max ja see on diiselauto ja see näeb väga nice välja. Väga siuke uus ja 7 kohta ja värki, et meil on päris palju ruumi siin. Sõitnud on ainult 1168 kilomeetrit. No nii, what's up? Me jõudsime kuskile mingi... Ma ei tea, mis linnas me täpselt oleme. Mingi Karl oli. Tuleme sööma lihtsalt. Panime kepsu lähima... Jah, shopata ka. Aga panime mingi lähima kaubanduskeskus nii sisse ja siis sõitsime siia. Ja ma loodan, et ma ei tea, siin on päris palju inimesi, ehk siis ei vist täiesti nagu pommiauk pole. Hästi lahe on see ka, et siin on igal pool need puud ja nii, et ostime just särgi mulle ja siis ma proovisin saksa keeles selle kassapidajaga rääkida.
ja siis ta ütles midagi, ma ei saanud täpselt aru, sest et sakslased räägivad ise tegelikult väga kiiresti, mitte nagu nii, nagu sa koolis õpid. Ja ma arvasin, et ta küsis, et kas ma kotti soovin, siis ma ütlesin ei. Aga tegelikult ta ütles, et pane kaart sisse. Ja siis ma sain aru, et mida ta küsis, või mida ta ütles. Siis ma hakkasin naerma, siis ta hakkas ka naerma ja siis ütles peab, ütles muss. Ma cringe'isin teiega. Meie toidud jõudsid nüüd ja ma arvasin, et meil on väiksed portsud ja nüüd, aga siuksed suured portsud. Grillvõileivad friikatega, Mehhiko pasta ja siis jääsalat või midagi. Ja suured klaasid vett ka. No nii, me jõudsime siuksesse linna nagu Friedberg. Ma ei tea, me küll nagu vist välja ei hakka minema või? Aga vaatame ringi. Another clip and another city. Me oleme nüüd siukses linnas nagu Augsburg. Jõuame kogu aeg Popfingenile lähemale. See on palju siuke moodsam juba kui see Friedberg oli. No nii, hakkame jõudma sinna Popfingenisse, seal on see Ifi mägi. Ta ei fokusseeri hästi ära, aga vaata, kuud on ees praegu. Siin muidu on näha juba, seal on see need varemed ja siis seal selle mäe peal on veel majad ka ja nüüd. Kohe tuleb. Jaa. Kell on kohe 7 saamas. Vara hommik. Eile oli siuke nagu perevärk, käisime mingi koolis ja käisime söömas linnas. Mul oli suht siuke paha olla, sest ma olin väsinud, ma olin nii väsinud. Ma olin ainult 3 tundi öösel maganud. Anyway, nüüd me lähme kooli. Eestis on ikka nii hea kool lõpeb ülivara. Ja siis me lähme minu vanematega lähme Ulmi, siuke linn nagu Ulm. Aitäh! Many hours later. Joo, ma ei saanud koolis filmida, seal koolis ei ole lubatud ei telefonid ega kaamerad ja reaalselt meie matemaatikatund kestis 2 tundi. Ma ei saanud muffigi aru, täiesti uskmatu. Nagu, see oli küll piinarikas 2 tundi. Aga ma otsin praegu, kus mulle tuldi järgi, aga ma ei tea, kus oleks. Ja reitsin pilves on täna. No nii, ma olen nüüd autos, see on päris palju möödas sellest, kui ma viimati filmisin, sest et me käisime kohalikus lasteaias ja mina pidin olema see saksa keele tõlki ja siis me käisime poes ja nüüd käisime seal kohas, kus mu vanemad püsivad, et rääkisime juttu seal ja nii. Ja ma vaatasin, et seal poes olid igasugused erinevad nagu Fantad ja nii, mulle meeldib hullult Fanta ja siis nagu üks on siin, vaata. Ma võtsin seda mingi, ma ei tea, mustsõstrauma vist või midagi. Ja ülejäänud kõik on siin selle sees. Siin on nagu mingi külmuti või mis iganes. Ja lähme praegu Felixile järgi ja siis pärast seda sõidame Ulmi ja võib-olla siis mingi aeg, nagu täna pidi 29 kraadi tulema või midagi. 26. Homme on 29. Et pidime ujuma minema, kui on vesi soe, aga ma ei tea. No nii, me jõudsime nüüd kohale, me oleme Ulmis, siuke linn nagu Ulm, ma ei tea. Ja ma jäin autosõidul juba magama. Tuli nii suur uni niimoodi, et ma jäin niimoodi magama, et ma ise ei pannud tähele, siis ma olin nagu väike laps, kes kukutas oma pead. Aga
Hiiri tühis. Ma ei tea täpselt, kuhu me lähme. Nagu ma enne mainisin, Felix ütles, et ta... me oleme sinna. Kutid, mul on võimalus Saksa televisiooni. Seal antakse intervjuu. See on mingi intervjuu. Mõtle, kui ma läheks sinna selja taha või midagi teeks mingit. Luka Liis. Tulime jäätsid võtma. You already know. Ma võtan Snickersit for sure. Me oleme nagu sillal või nii. Ja see on täiega lahe see, et nagu ma olen kogu aeg tahtnud nagu elada sükses kohas või nii. Kus on ka niimoodi, et sa saad nagu mööda sildu trippida tänavatele. Minu arust see on nagu täpselt nagu mingi mängus või mis iganes. Et see on väga lahe. Meenutab veits Veneetsiat. Ja, look at this. Vaadake. See on Schiefel's House ja see on Guinessi rekordi maja. Ma näitan kohe, kui kõver see on. Nagu näha. Nagu... What? See on nii kõver. Reaalselt. Mingi... Oled siin toas ja siis... See tüüp on seal kuskil allpool. Pead mäest üles kõndima. Mida helli. Väga kõver ikka. There's a river, somebody's... as you can see, somebody's canoeing. What's up? Okei, see ei ole kanuutamine vist, aga vaadake seda. Väga pikk sild on siin. That's awesome. Ja see on teiselt poolt sama pikk veel. Võib-olla isegi pikem, kes teab. The next morning. Tere hommikust. Me sõidame täna nüüd sellisesse linna nagu Nördlingen. Et me lähme... Sa pead õigesti haldama. Jah. Nördlingen. Ja siis me oleme seal nagu mingi, ma ei tea, 1,5 tundi, võib-olla rohkem, võib-olla vähem. Arvatavasti rohkem tegelikult on. Ja siis me tuleme tagasi Kopfingenisse ja pärast seda lähme me ujuma. Say something. Okei. No nii, nagu näha, me oleme Nördlingenis. Siin ongi see müüri algus nii-öelda, see on torn ja siit saab sinna sisse minna. Ja siis saab mööda seda nagu näha, siin on see müür. Saab mööda seda kõndida terve aja. Ja siis niimoodi sa näed nagu terve linna ära, et see on väga, väga lahe. Pigi! Once again olen Nördlingenis. See on nagu reaalselt nii lähe, et siin on siuksed üliväiksed aknad nagu. Saad linnamüürist välja vaadata ja see linnamüürist sisse vaadata. Who you know võidab minigolfi back. Eelmisest saksa keele tripist, eelmisest saksa tripist käisime ka siin ja siis mu klassivend sõi burgereid siin ja siin on see suur kirik, uskumatult suur lihtsalt. Sama see ehitusstiil ka, kui taas Kopfingenis oli, või tähendab Ulmis. Ja sealt me tulime alguses. Ma ei taha kirikut filmida, aga kui te kuulete, siis see on ju ore või mida. No nii, siin on see Nördlingeni väike see ja meie oleme... Entered the city here. Sealt sisenesime. Walked around. Kõntime ringi. Here it's a fortress, the open air theater. And we left the wall here and then walked in here. That's church and now we are here. Nice. Jõudsime koju ja siis võtsime asjad ja nii. Ja nüüd me käisime poes. Ja ostsime hullult kommi, sest et kui me oleme homme koju, siis me saame komme proovida värki. Nii fun fact. Tulime siia järve anda ja pidime ujuma tulema ja parkime maal peale. Kõik kohad olid lihtsalt neid täis, et autoga ega mootoritaga ei või sõita. Ei tea. Ja sõitsime siia. Pole mingit parkimisplatsi ega midagi, kuigi Mapsil oli. Ja nagu aru on saada, siia ujuma ei saa tulla, sest et igal pool on võsa, nagu mingi loomade park. Mida helli? No ei olegi midagi teha, loodus on ümber ringi.
tuuline on arvatavasti siuke tormieelne tunne on nagu. Võib-olla täna läheb tormiseks, ma ei ole kindel. Me oleme nüüd kuskil IKEA taolises poes väga sarnane IKEA-le. Ja see on see minu lemmikosakond, kus on kontori asjad, toolid, värki. Ja vaadake, siin on DX Raceri toolid. Nad on nagu, siin on ka erinevaid, vaata see on näiteks nahast. See ei ole nahast, see on paksem. Nad on erinevad seeriad ka ja nii. Siin kuskil oli ka. No need on lahedad minu arvast, lihtsalt mulle meeldib. See ei ole nüüd DX Racer, aga midagi taolist nagu mul on. Siin on täiega lahedaid toole. Siuke tundub ülimugav. Ma ei tea, meil võiks ka Eestisse tulla juba IKEA. Ei jõua ära oodata seda. Üsk on ka norm, aga tahaks IKEA ikkagi. Vaadake, kui lahe see välja näeb reaalselt. See näeb nii lahe välja. See on nagu mingi restoran, aga tegelikult see on elutuba. Miks siis, kui ma väike olin, ei olnud siukseid asju nagu what? Me oleme praegu siukses poes nagu Müller. Many hours later. No nii, me oleme IPF-messal nüüd ja me oleme siin kuskil söömas. Eile me olime seal IPF-messa telgis, seal peotelgis, seal oli täiega pali. Aga täna me oleme õues ja siin on midagi õllega oli see nimi, ma ei mäleta. Aga siin on nagu suht täis on siin, aga mitte nii täis kui õhtupoole, nagu praegu on kell 6. Suht haige. No nii, ma loodan, et mind on kuulda, aga me just sõime need kõud täis, ma käisin korraks Felixi juures ja me nägime mu õe kunagist vahetusõpilast. Andsime talle väiksed kingitused ja värki-särki. Ja nüüd liigume ringi siin, nagu näha. Hullu maja. No nii, me oleme nüüd mõnda aega kõndinud, vaatasime igast mingi käekellasid ja käepaelu, värki-särki, mingi väiksed kinke. Midagi palju ei leidnud, aga midagi ikka leidsime. Siin on nii palju inimesi. Me oleme siin õlleaias või midagi, beer garden. Ja siin on nagu tohutult inimesi. Ja see on see väljas, seal sees on veel rohkem. See on täiesti hullumeelne. Siin ei ole midagi näha. 2 liitrist õlu ja siis pekki siin pole eriti midagi näha. Liitrine spitsi. Et see on nagu Coca ja Fanta põhimõtteliselt. See on hullult hea. No hommikust ma ärkasin, käisin pesus, sõin, täna viimane päev, eks me oleme kohe ära. Ma ärkasin selle peale üles, et õues müristas ja sadas ja täiesti ulme ilm on. Ma loodan, et nagu õhtuks läheb normiks, kui meil lend on. No joo, mul ei ole palju akut, aga me jõudsime nüüd Münchenisse. Päris pikk tee oli, väga vihmane ja värki. Ja võib-olla millalgi, kui mul tuleb see video välja, siis te näete, et see on see täpselt sama koht, kus me olime sakslastega ja siin nurga peal on GameStop ka. Ehk siis see on see sama plats, kus me käisime septembris. Mida värki? Me jõudsime nüüd lennujaama ja mul ei olnudki mingit probleemi selle. Nagu üldiselt mul on seal metalli, seal on mingi probleem ja siis mind otsitakse läbi. Seekord ei olnud. Yeah. No nii, me oleme nüüd Varssavi lennujaamas ja meie lend ei jõudnud. Õigeks ajaks me jäime oma lennukist maha ja me saime mingi hotellid värki-särki. Meil oli mingi üle 16 eestlase, kes jäid ka samamoodi lennukist maha, nii et GG, me saan hotelli tasuta. We are at the hotel. I don't know about you guys, but ma olen küll väga õnnelik selle üle, et
me jäime oma lennust ilmast, et vaadake seda. This looks nice. Eraldi tuba, eraldi WC, eraldi duširuum. Yeah. Ma filmin telefoniga, sest et mu kaamera aku sai tühjaks. Hakkame sööma. Järgmine lend. Oleme Riias juba. Ootame, et saaks peale. Estonia!